Tere, Paul-Aron! Tervist! Me oleme suure karikaseina ees. Räägi meile, kust sai alguse see pisik motospordi vastu? See sai alguse päris noorelt, ausalt öeldes, nagu igast tippsportlase karjääri, sest et minu pere on seotud motospordiga juba natukene pikemat aega kui see aeg, mis mina olen sõitnud. Et juba minu vanaema sõitis motikatega, mu isa võistles motikatega siinsamal Pirita Ingrajal isegi. Ja sealt ka siis mu vend hakkas karti sõitma. Ja mina olin juba 2-3-4 aastaselt olin igapäevaselt raja ääres, vaatasin oma venna võistlusi ja muidugi tahtsin ise ka seda teha. Motospordis su karjäär algab kardist, et vahet ei ole, mida sa edasi lähed tegema, kardisport on alati alguseks. Ja mina alustasin siis 7-aastaselt, võistlesin esialgu Eestis, tulin Eesti meistriks, hakkasin võistlema ülemaailmselt, tulin Euroopa meistriks, siis ma olingi kuskil 13-14, ma sõitsin veel 1 aasta karti peale seda ja kui ma olin 15, siis ma läksingi otse vormelit sõitma. Mis sind selle motospordi juures üleüldiselt kõnetab? See sport võimaldab mul saada endast parima välja ja mulle väga meeldib see tunne. Ja teiseks, kindlasti see kõige lihtsam vastus on see adrenaliin, mis sealt tuleb, eks ju, et need pinged, see adrenaliin, kõik, mis sellega kaasneb, et seda väga kuskil mujalt ei leia. Et ühtepidi see on nagu sihuke noatera peal kõndimine, eks ju, et kui sa terve elu nagu oled nii kõrge adrenaliiniga harjunud, et siis, kui see järsku ära kaob, siis on nagu keeruline ja seda ma panen ka juba praegu tähele, et kui on pikemad pausid, siis see esimene nädal nagu kuidagi väga imelik, et ei oska nagu harjuda, et kõik kuidagi tundub hästi mõttetu, sest et kõik see adrenaliin, eks ju, kaob ära ja siis tavaelu ongi natukene nagu igav. Kuidas sa täpsemalt selle pingega, meeletu pingega üldse toime tuled? Kõigepealt see pinge isegi ei tule sellest, et sa lähed nagu vormeliga sõitma, eks ju. See ei tule sellest kiirusest või hirmust või midagi sihukest, sest et kui sa noorest saati millegagi tegeled, see on täiesti normaalne, eks ju, ja pinge tuleb pigem sellest, et sa oled nii noor ja sa pead nii noorelt nagu saavutama nii palju. Sinust oodatakse nii palju ja samamoodi sa endast ootab palju, eks ju, et see on see peamine asi, millega toime tulla ja eks see ongi nagu mentaalselt keeruline ja kurnav ja mina olen kogu oma elu töötanud psühholoogidega. Ma arvan, et mul on olnud 7 erinevat psühholoogi juba. No, Paul-Aron, sa oled tegelikult ju kõigest 20-aastane. Mis samme sa teinud oled, et jõuda mingis asjas tippu? Ma tegelikult koolis pidin alati 4 ja 5 peal olema ja siis lubati nagu võistelda. Ja selleks, et siia tippu jõuda, eks ju, jõuda siiamaani, kus ma olen, kindlasti selleks, et saada kooliga ka kõrvalt hakkama, siis väga palju nagu aega sõpradega jäi veetmata. Aga mind ennast kunagi sihuke asi nagu ei häirinud ja see, et ma käisin koolis, sain kooliga hakkama ja samal ajal ka siis võistlesin nagu tipptasemel spordis. Mulle endale väga meeldis see idee. Mulle lihtsalt tundus, et nagu ma sain rohkem hakkama selle ajaga, mis mulle anti ja mulle väga meeldis see, sest et lõppkokkuvõttes see noorus on lühike ja ma ikkagi tahaks saada nagu nii palju kui võimalik selle ajaga tehtud. Kas on midagi, mida laiem publikum ei tea vormelisõidust? Asi, mida inimesed teavad kõige vähem on see, et tegelikult vormelisport ise kujutab nagu seda võidusõitmist endast kõige vähem. Et tegelikult me veedame enamus oma aja simulaatorites, tiimi juures tehastes ja arvuti taga. Hästi palju tööd tehakse ettevalmistusega, sest seda aega raja peal on nii vähe. Nii et põhimõtteliselt, kui me jõuame juba raja äärde, siis minul kui sõitjal on see rada nagu täiesti 100% peas, ma võin nagu kinnisilmi selle läbi sõita, et kõik pidurduspunktid, kõik kohad on nagu peas ja siis, kui sa reaalselt seal rajal oled, siis sa pead lihtsalt nagu kui ma ütlen siis eesti keeles deliverima põhimõtteliselt. Kui füüsiliselt raske see motosport ja vormelisõit üldiselt on? Pealt näha tundub ju lihtne, istud sisse ja liigutad rooli. Jah, muidugi asi, millest ka inimesed aru ei saa, on see, et vormelid on ainukesed autod, ei saa autoks kutsuda, aga nagu masinad, kus ei ole siis mitte ühtegi abi ja sellepärast on nende autodega väga keeruline sõita. Ja kuna nendel autodel on nii palju aerodünaamikat, et vormel 2 tasemel juba
sõidavad need autod kurve läbi hästi kiiresti, siis su keha ja su kael, eriti su kael, peab nagu kõik selle raskuse endasse võtma põhimõtteliselt. Et kui nagu hästi palju neid videosi internetis, kus pannakse nagu tavainimene kas või vormel 4, mis on nagu kõige-kõige aeglasem vormel, millega sa sõita saad. Ja siis, kui nad lähevad kurvi, siis nagu nende kael lihtsalt annab alla. Paul, meid vaatavad mitmed noored. On sul mingeid soovitusi neile anda, et kuidas jõuda mingis asjas nii kaugele? Oma nooruses on väga palju võimalik teha, et nagu ma mainisin, siis ma käisin koolis, ma tegelesin tippspordiga selle kõrvalt ja ikkagi lõpetasin kõikide 4D5-ga, et ma ei ürita seda öelda sellepärast, et need ennast tõsta esile, vaid mu point on selles, et tegelikult selle ajaga, mis sul on väga palju rohkem võimalik saavutada kui see, mis on nagu see standard. Tihtipeale inimesed ütlevad, ära mõtle nagu nende halvadele asjadele, aga mina just arvan, et kui sa mõtled selle kõige halvema läbi, mis võib juhtuda, et kui sa lähed näiteks kas või eksamit tegema, et mis on kõige halvem asi, mis võib juhtuda, kui sa selle eksami läbi kukud ja sa saad aru, et kas see ei ole näiteks tegelikult nii hull või sa lihtsalt aktsepteerid, mis iganes see on, siis kui sa lähed seda eksamit tegema, siis sind ka rohkem väga ei häiri see mõte, et sa kukud selle läbi ja tegelikult võib-olla sa teed seda palju vabamalt ja saad parema tulemuse, kui sa muidu oleks saanud. Et samamoodi ka minul võisteldes, et kui ma keskendun lihtsalt oma sõidule ja proovin sõita nii hästi kui võimalik, siis tavaliselt ma sõidangi nii hästi kui võimalik, võrreldes siis sellega, kui ma lähen sinna sõitma ja kardan seda, et mis juhtub siis, kui midagi läheb halvasti. Et siis on see hetk, kui see mentaalne pool hakkab mu nagu füüsilist võimet piirama ja see ei ole kunagi hea tunne.